siis käesoleval aastal esimest aastat pärandniitude hooldustoetust. Aga loomulikult on teretulnud ka kõik teised juba, ma ei tea, mitmendat aastat nii-öelda pärandniite hooldavad inimesed ja ka hooldustoetust võtvad inimesed. Et võib-olla kuulete ka teie mingisuguseid uusi nüansse või saate meeldetuletuse mingisuguste nõuete osas. Mõned märksõnad selle tänase koolitusega seoses. Alustame tagantpoolt, et kindlasti ei sooviks üle 2 tunni minna, et kõik on arvestanud täpselt sellise ajakasutusega, et kui mingid teemad jäävad õhku, siis nii-öelda tuleb nendega ka pärast edasi tegeleda siis kas kirja teel või nagu nii-öelda otse näiteks Keskkonnaameti või PRIA või Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi poole pöördudes. Et 2 tunnist üle ei läheks, siis tänase peamise ettekande või tegelikult ainukese ettekande teeb Christopher Lodesson, nagu siin ka tiitelleht on juba ees näha, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist, kus ta siis tutvustab pärandniitude hooldustoetuse nõudeid ja võib-olla ja kindlasti ka neid muudatusi, mis on siis sellel aastal natuke teistmoodi aastatega. Kui teil tekib küsimusi, kindlasti tekib küsimusi, siis te võite ka kirjutada siia vestlusaknasse ja me siit kamba peale Keskkonnaametist proovime neile vastata juba käigu pealt. Kui Christopher on oma ettekande lõpetanud, siis kindlasti saab pärast ka mikrofoni teel nii-öelda kõva häälega küsimusi küsida või üle küsida näiteks, kui mingi vastus jäi veel arusaamatuks. Et ka see on kõik ees ootamas, aga pärast siis seda, kui Christopher on lõpetanud. Meie hulgas, kuulajate hulgas on ka PRIA inimesed, et kui taotlejatel, hooldajatel on küsimusi ka nii-öelda PRIA suunal, siis ka ei kahtlegi selles, et ka PRIA inimesed meelsasti vastavad teile, kas siis võib-olla chatis juba või siis ka nii-öelda pärast küsimuste voorus kõva häälega. Siis kindlasti ka selline küsimus teilt, et neil taotlejatel, kellel see on kohustuslik, siis Keskkonnaamet edastab PRIA-le selle tänasel nii-öelda koolitusel osalemise info, et teie ise ei pea PRIA-le midagi edastama ega tõendama, et kas te osalesite või ei osalenud nii-öelda sellel koolitusel. Et selleks piisab hetkel sellest, et olete siin nagu nii-öelda oma kasutajanimega ilusasti sisse loginud, eks ju, ja te võite veel siia chati ka kirjutada üle oma taotleja nime, juhul kui teie nii-öelda see kasutaja nimi ei ole täpselt see taotleja nimi, kellena või millena te PRIA-st toetust taotlete. Et on eriti lollikindel. Ja mikrofonid. Kui Christopher teeb ettekannet, siis palume mikrofonid kõigil kinni hoida. Juhul, kui mõnel ununeb lahti, siis me paneme ise siitpoolt jõuga selle mikrofoni kinni, et kellegi tausta jutt või raadio ei segaks siis nii-öelda teistel kuulamist, mida Christopher räägib. Aga pärast, kui on avatud mikrofoniga nii-öelda küsimuste-vastuste voor, siis loomulikult on lubatud mikrofonid lahti teha. See on hetkel kõik. Christopher, oled olemas? Ja, tänud Gunnar selle sissejuhatuse eest. Olen ilusasti olemas, et võtan siit siis sõnajärje üle, et tere ka kõigile minu poolt. Olen siis Christopher Lodesson Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi siis põllumajanduskeskkonnapoliitika osakonnast ja siis täna siis teeme siis sellise ülevaate siis käesoleva ühise põllumajandusperioodi siis 2023. kuni 2027. aasta perioodi siis pärandniidu hooldamise toetusest. Ehk siis edaspidi siis ütlen selle kohta liitmäärus, et teate, et siis räägimegi pärandniidu hooldamise toetusest. Ja võib-olla siis käin põgusalt üle praegu, et ettekandes siis keskendun lisaks määruse lahti seletamisele siis ka nagu Gunnar viitas käesoleva aasta siis suurematele muudatustele või tähendab siis kõikidele muudatustele ja mõtlen, kas kajab. Nii, nüüd on hästi. Ja siis vaatame üle ka veel siis väärtuslike püsirohumaa hooldamise toetuse.
nii, nüüd on vist keegi siin oma mikri lahti jätnud, aga vast okei. Ja siis räägime ka lisaks siis määrusele, räägime ka siis toetuse taotlemise siis kaasnevatest baasnõuetest ja tingimuslikkusest, ehk siis tegemist on ka siis selliste nii-öelda raamnõuete kogumiga, mis siis on eelduseks, et toetust saada ja siis käime ka need üle. Nii, ma proovin liikuda. Aga kui me võtame korraks fookusesse siis päraniitude ajaloolise tausta, siis et tegemist on meil siis kooslus, poollooduslik kooslus, mis on siis selline unikaalne koosmõju inimese ja looduse vahel, ehk siis tegemist on selliste avatud rohumaa kooslustega, mis siis säilivad ainult siis läbi inimese poolse hooldamise. Ja kui me vaatame ajalooliselt, on siis sellised avatud kooslused tekkinud erinevate loodusnähtuste puhul või tulemil siis üks oluline päraniitude tekitaja on siis rohusööjate karjatamine, mis siis on väga oluline ka meil tänapäeval siis päraniitude majandamises, et kui me räägime, et siin 2/3 või siis 3/4 meie tänastest päraniitudest on siis karjatatavad, et tegemist on väga olulise sellise traditsioonilise jätkuga. Ja päraniidud on tunnustatud ka Euroopa Liidu tasemel kui säilitamist vajavate, väärivate, väga liigirikaste elupaigatüüpidega ja need on siis Euroopa Liidu loodusdirektiivis jaotatud elupaiga tüüpide kaupa. Ja Eestis on meil siis 13 erinevat niidu elupaika, nendest järgneval slaidil annan siis ülevaate. Ja olulised on päraniidud just oma mitmekesisuse poolest, et tõesti tegemist on ühed liigirikkamaid kooslused nii putuka, taimede, lindude kui ka siis muude siis elurikkuse komponentide poolest. Aga kui me vaatame nüüd siin siis ajalukku, et kui palju meil siis pindalaliselt on alles, siis vastus on väga vähe. Et kui me siin vaatame, et eelmise sajandi alguses oli meil 1,8 miljonit hektarit, siis praegu on alles selliseid päraniidu elupaigatüüpe siis suurusjärgus 130 000 hektarit. Nendest valdav osa on meil siis kinni kasvanud ja nad vajavad siis taastamist, et neid saaks päraniidu kombel hooldada. Ja valdav osa nendest säilinutest on siis meil kaitsealadel. Ja kui me siin vaatame erinevaid neid sihttasemeid või eesmärke, mille poole liiguvad, siis meie näiteks päraniitude tegevuskava või ka siis praegune päraniidu hooldustoetuse eesmärgid, et siis nad kõik liiguvad selle suure eesmärgi poole, milleks on siis, et 86 000 hektarit päraniitu võiks olla siis hoolduses kaitsealadel. See number on looduse poolest nii-öelda paika pandud, arvestades vajadusi ja seda nii-öelda säilimist. Et see on siis see number, mille põhjal me saame öelda, et meie need olulised liigid, kes on väga suures sõltuvuses päraniitude majandamisest, saaksid siis ilusasti ka siis elutseda. Siin on siis põgus ülevaade nendest erinevatest 13 päraniidu tüübist, et kõik teie päraniidud jagunevad kuhugi siia klassi ja võib-olla siin on oluline sõnum on see, mikrofoni vaigistus. Et päraniidu hoolduse toetus üritab siis olla võimalikult paindlik, ehk siis me ei saa võtta ühe nõudega siis kõik päraniidud siis nii-öelda luubi alla, et oluline on siinkohal see paindlikkus. Nii, nüüd on jälle kellelgi mikker lahti, kuuleme rääkimas, et kui saaks kinni panna, oleks suurepärane. Ja seetõttu üritab ka siis päraniidu hooldamise toetuse siis määrus olla selline paindlik viis, kuidas teie kui hooldajad saaksite oma rohumaid hooldada. Ja üks hetk, kui me nüüd liigume siis selle ökoloogilise taustale, et mis siis seda suurt arvumuutust on siis mõjutanud, mis siis me nägime, et eelmise sajandi alguses oli umbes 10 korda rohkem pindalaliselt meie päraniite, siis ohustab maakasutuse muutmine. Ohustab see, et kui me neid päraniite ei majanda, siis nad kasvavad kinni, mets kasvab sinna peale ja suures osas ongi siis tänased alles jäänud päraniidud ka siis meil kinni kasvanud. Siis mõju avaldab ka siis see, kui me väetame või siis külvame mingisugust rohumaa segu sinna või siis harime üles põlluks, et see on siis olnud selline suur surve siis meie päraniitudele.
Looduses on oluline vaadata, kui me lähme siis ühest päraniidu alast siis suuremale nii-öelda maastikuskaalale, siis on oluline see, et me vaatame, et kus asuvad ka siis teised päraniidud, ehk siis meie erinevad liigid, taimeliigid, putukad, linnud, neil on vaja ka liikuda, neil on vaja teistele päraniitudele jõuda ja siis seetõttu on oluline ka vaadata seda siis päraniitude suurust ja siis nende nii-öelda paiknemist teiste päraniitude suhtes. Ja oluline on see võib-olla mõelda, et kui me mõtleme selle peale, et meil on ka metsas linde, siis oluline erinevus selle metsaelustiku ja siis nii-öelda rohumaa, nii-öelda avatud maastiku elustiku vahel on see, et metsalind ei saa elada siis meil rohumaal ja vastupidi, ehk siis siin on hästi oluline ka see punkt, et meil on vaja neid avatud maastikke, sest need on siis olulised elupaigad siis meie liigirikkusele, kes siis ongi otseses sõltuvuses sellest, et oleks see avatud rohumaa. Ja päraniidud mängivad olulist rolli meie elurikkuses väga erinevalt, et on mõned näiteks taimed, kes elavadki nii-öelda oma kogu elutsükli siis niidul, aga on ka siis meil linnud, tolmeldajad või siis ka imetajad, kes siis võivad kasutada ajutiselt näiteks päraniite, et sealt toitu saada või siis pesitseda või siis muud elutegevust teha. Ja kui me vaatamegi, et kuidas see muutus siis meil toimub, et näiteks oletame, et näiteks lõpeb päraniidul hooldamine ära, siis mis seal juhtub, on see, et kui meil on mingisugune näiteks lill, mis seal kasvab, siis enam ei saa seal kasvada, kuna tal ei ole enam valgus, sest et puud on peale kasvanud, mis siis võtavad selle päiksevalguse ära, siis seetõttu lill kaob. Ja siis seetõttu ei ole ka enam sellel liblikal seal päraniidul midagi teha, sest et ei ole seda lille, kus tema süüa saab. Ja seetõttu sealt see võibki ahelreaktsioonina tekkida siis sellised olukorrad, kus nii-öelda majandamata jätmine on suure kahjuga. Ja kindlasti on oluline päraniitude puhul, kui me vaatame kõiki päraniite, see, et nad ei ole sarnased elupaigatüübid, et on väga erinevad omadused siis näiteks nagu niiskus, toitainete sisaldus või siis ka need liigid, kes nendel päraniitudel elavad, mis tõttu on jällegi rõhutame seda üle, et ei saa üheselt vaadata kõiki päraniite siis mingite nõuete baasil, ehk siis on oluline need seada siis nii-öelda vastavalt koosluse eripäradele need nõuded ja suunad. Ning selleks, et seda mitmekesisust kuidagi suunata, ehk siis meil on erinevad kaitsekavad olemas, mis siis vaatavad näiteks piirkondlikult kaitsealal, et millised kooslused seal on ja mida siis nendega tegema peaks. Et see on kindlasti üks oluline punkt, mille siis Keskkonnaamet ka oma töös juhindub ja selleks on ka määruse siis antud võimalus ja vabadus siis tegutseda siis võib-olla määruses olevast siis nii-öelda teistmoodi. Ja oluline on see, et lisaks, kui me rääkisime sellest, et eelneval slaidil, et väetamine mõjutab meie päraniite negatiivses mõttes, siis see väetamine oma olemuselt on toitainete lisamine mulda või siis päraniidule ja seetõttu siis, mis siis juhtub, on see, et meie nii-öelda liigirikkus on hästi õrn selles suhtes, et kui meil on sellised koosluses päraniidul taimedeks, on meil ka taimi, mis on sellised hästi kiirekasvulised, intensiivsed, siis nad kasvatavad jällegi seda kooslust kinni ja seetõttu ei saa meie õrnemad soontaimed, kes siis vajavad valgust või seda ruumi ja on hästi liigirikkad, et need ei saa siis elutseda. Ja oluline on ka kulukihi tekke vältimine ja seda aitab siis meil tagada õige niitmise režiim ja karjatamise kooslus. Et oluline on meil siis ennetada siin võsa ja pilliroo siis vohamist. Ja kui me vaatame siis päraniitude niitmist, siis on oluline majandada neid selliselt, et meil siis saaksid sealt niiduki eest ära põgeneda siis linnud ja loomad, kes siis ilusasti ellu saaksid jääda. Ja kui me jätame erinevatesse päraniidu kohtadesse eri aastatel niitmata laike, siis saavad siis meil terve elutsükli läbi teha sellised taimed ja putukad, kes siis muidu ei jõuaks, et kuna kui me niidame terve koosluse ära, oletame, et meil on heas ökoloogilises seisundis päraniit ja kui me niidame selle täiesti ära, et siis on vähem elupaiku siis meie liigirikkusele.
Ja kui me vaatame suurpilti, siis me teame, et kõige parem viis ennetada taastamise vajadust, mis on väga kallis tegevus, on järjepidev hooldamine. Seetõttu on teie panus igati väga oluline. Ja kui me lähme nüüd siis meie muudatuste juurde, et nagu Gunnar kohtumise alguses mainis, et kindlasti on tervitatav ka siis nii-öelda korduv osalemine, ehk siis käime üle meie siis 2026. aastast toimunud siis muudatused. Ja suurim ja olulisem muudatus on see, et alati siis sellest aastast võetud uued kohustused, ehk siis teil ei ole varem Päraniidu kohustust olnud eelnevatest aastatest, ja te nüüd tulete taotlema, näiteks olete siis saanud taastamised alasid, siis kohustusperioodi pikkus ei ole 5 järjestikust aastast, vaid 3 järjestikust kalendriaastat. Ja põhjus seisneb siis selles, et kuna meil hakkab terendama uus ühise põllumajanduspoliitika siis nii-öelda finantsperiood, siis meil on seal oluline vaadata ka kohustusperioodide puhul seda, et nad ei läheks liiga siis uude perioodi siis sisse ja see muudatus on positiivne seepärast, et siis me saame siis kohe taastamisest tulnud uusi nii-öelda siis päraniite võtta kohe siis ka hooldamise toetuse alla. Ja samuti, kui teil on olemasolev kohustusperiood ja te suurendate selle pindala võrreldes siis esimese nii-öelda kohustuse aasta pindalaga üle 2 hektari ja see moodustab teie kohustusalusest maast üle 20%, siis algab teil samuti uus kohustus. Ja kui varasemalt oli täpselt samamoodi, et kui on üle 2 hektari ja moodustab siis üle 20% teie kohustusest, siis algas 5-aastane. Aga siin sarnaselt siis esimesel punktina algab 3-aastane kohustus täpselt samal põhjusel, et me siis liiga palju siis pikemalt ei läheks uude siis perioodi sisse. Ja oluline muudatus on ka siin see, et 3-aastaste kohustuste korral ei ole lubatud kasutada siis puhkeaastat, et seal on siis põhjused siis selles, et kuna 3-aastane kohustusperiood toob endaga kaasa väga palju selliseid muudatusi, mis mõjutavad ka teisi siis toetusaspekte, siis see on üks selline koht siis, millega tuleb arvestada. Ja ühtlustatud sai ka siis kohustuste ülevõtmise punkt, ehk siis kui te võtate üle mitu kohustust näiteks ja siis nüüdsest saame öelda, et kehtib siis ühine põhimõte, et siis mitme kohustuse liitmise korral jääb kehtima siis kõige hilisemalt lõppeva kohustuse pikkus. Et need on siis nagu siit poolelt olulised muudatused. Ja oleme siis täpsustanud ja ühtlustanud siis ka minimaalse etteteavitamise aega, ehk siis Päraniidu hooldustoetuses on siis 3 tegevust, mille puhul tuleb siis enne tegevuse alustamist teavitada ette siis Keskkonnaametit. Need on siis ja mis siis on oluline muudatus siin on lihtsalt see, et me täpsustasime, et kui palju aega tuleb ette teavitada siis enne tööde alustamist, et siis Keskkonnaametil säiliks siis võimaluse korral siis võimekus teha kohapealse kontrolli, kui see on vajalik. Ja muudatus eelnevalt oli siis, kui praegu me lisasime, et see on 3 päeva enne, siis varasemalt oli, et tuleb enne tööde alustamist teavitada Keskkonnaametit. Et see on ühtlustatud meie 3. tegevusega, karjatamisjärgne siis niitmine, kus siis tuleb ka siis ette teavitada. Pärast tuleb ülevaatlik slaid ka selle kohta, et kus see tuleb ilusasti see muudatuse olemus välja. Ja kui me räägime meie ühest põhitegevusest puistniidu taastamisjärgsest hooldamisest, siis siia oleme lisanud punkti või tähendab täpsustanud punktiga, et puistniidu taastamisjärgse hooldamise tulemusena peavad olema siis eemaldatud lehtpuude ja põõsaste võsud. Oma olemuselt ei ole tegemist uue nõudega, lihtsalt me oleme siis selle määruses täpsustanud üle selguse mõistes. Et kuna me taastame sellise kooslusi metsadest, siis on oluline lihtsalt seda punkti siis ka määruses kajastada. Ja kui me tuleme ka meie siis nii-öelda tänase kohtumise juurde ehk siis koolituse juurde, siis oleme ühtlustanud koolitusel osalemise nõued selliselt, et kui te olete ühe korra käesoleva siis finantsperioodi jooksul osalenud Päraniidu hooldamise koolituse, mis siis on Keskkonnaameti poolt korraldatud, siis te rohkem ei pea osalema. Et varasemalt oli, kui me nüüd lühendasime kohustusperioodi 3-aastase peale uusi kohustusi,
siis tekkis teatud olukorrad, kus siis oleksite te pidanud justkui uuesti osalema, et siis ennetame siis selliste olukordade teket. Ja kui te võtate näiteks üle, on selline väga väike võimalus, et selline olukord tekib, aga siiski selguse huvides peame me sellega ära mõtestama, siis kui võetakse üle kohustusperiood viimasel kohustusaastal, näiteks 5-aastase kohustuse või siis 5. aastal, siis peab ülevõtja, kui ta ei ole varem osalenud koolitusel, peab siis osalema koolitusel, et see on selline tehniline täpsustus. Nii, ja nüüd jõudsime sellega saime siis ringi peale meie 2026. aasta muudatuste puhul, ja kui me siit lähme nüüd määruse tutvustusega edasi, et ma toon ka välja seal uuesti need kohad, et kus siis mingisugune muudatus on toimunud. Aga nüüd siis liigume selle nii-öelda päraniidu toetuste taotlemise maailma nii-öelda siis täpsemalt ligi ja toome siin välja ka seda, et lisaks siis päraniidu hooldamise toetusele saab ka siis päraniidu sama maa kohta taotleda siis ka põhisissetuleku toetust ja ümberjaotatavat toetust. Kuna päraniidud on osa põllumajandusmaast, siis seetõttu saab neile taotleda ka teisi pindala- ja loomapõhiseid siis toetusi. Näiteks saaks siis taotleda loomapõhiseid toetusi veistele, kitsedele või siis lammastele ja siis saab samamoodi taotleda ka siis mahetoetust. Samuti saab taotleda mahetoetust ka loomadele, kui on teil vastavad teavitused seal tehtud ja saate siis edasiselt ka taotleda. Praeguseks siis selgus huvides ütlen ära, et taotlemine lõppes siis meil 15. juunil ära, et praegu enam uusi toetusi juurde taotleda ei saa, et sellega saab siis uuel kevadel taas kord siis PRIA-s taotleda. Ja kindlasti soovitan taotluste ja nõuete siis järgimisel vaadata abiks taotlejale trükiseid, mis siis asuvad PRIA kodulehel, näiteks kui võtate lahti päraniidu hooldamise toetuse, kerite alla, seal on abiks taotlejale ja siis seal on ülevaatlikum tekst määrusest siis kokku pandud. Ja praegu selgus huvides ütlen ikkagi kord üle, et me räägime siis kaitsealadel asuvatest päraniitudest. Ja meie siis, kui me vaatame siis meie päraniidu hooldamise toetus, siis see keskendub meie põhitegevustele ja sama maa eest ei saa võtta siis päraniidu taastamise toetust. Ehk siis üks tegevus peab olema lõpetatud, taastamine peab olema lõppenud, eks saaks hakata siis hooldamisega tegelema, et siis taastamise järgselt siis kujuneks välja siis meie liigirikas päraniit. Ja kui on päraniidu taastamise alaseid küsimusi, et siis kindlasti tasub Keskkonnaameti kolleegidega siinkohal ühendust võtta. Ja siin on siis ka jällegi hästi oluline see perspektiiv, ehk siis kui taastama hakata, ehk siis, et oleks juba enne taastamist teada, et kes selle hooldamisega tegelema hakkab, kuna kui me ökoloogilises ülevaates põgusalt rääkisin, et siis kui me kohe ka taastamise järgselt ei hakka kohustust hooldama, siis ta hakkab uuesti kinni kasvama ja see makstud toetus siis jääb siis nii-öelda tulemuseta. Ja kui me lähme nüüd meie siis toetuse saamiste eelnõuete juurde, siis me räägime tingimuslikkusest. Tegemist on siis selliste nõuete kogumiga, mille eest eraldi toetust ei saa. Need on siis eeldused, et saada toetust ja kõik põllumajanduse toetuse taotlejad peavad siis nendele vastama. Ja selle eesmärgiks on siis tagada, et tootjad ja ehk siis teie, et te taotleksite siis, et te täidaksite siis heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõudeid siis oma põllumajandusmaal. Ja siis käime need põgusalt üle. Ja need on valdavas osas on siis erinevatest niikuinii kehtivatest nõuetest, näiteks loomakaitseseadus või looduskaitseseadus, mistõttu need ei ole eraldi juurde kehtestatud nõuded, vaid meie olemasolevast riiklikust sisenõuetest ja siis üldistest Euroopa Liidust tulenevatest nõuetest siis kohustuslik punkt.
Ja kui me räägime ka natukene uuemast tingimuslikkuse vormist ehk siis sotsiaalsest tingimuslikkusest, siis oma olemuselt ei ole tegemist täiendavate nõuetega, ehk siis sotsiaalse tingimuslikkuse puhul on siis meil toodud liides või siis ühildatud selline protsess, kus siis, kui Tööinspektsioon kontrollib ühtse metoodika ja hindamismaatriksi järgi põllumajandustootjat ja sealt tuvastatakse mingil põhjusel mingisugune siis tööhõive ja töötingimustega seotud siis nõuete või siis kohustuste järgimise rikkumine, siis see rikkumine kajastub ka siis põllumajandustoetustes, et see on oluline punkt. Ja nii sotsiaalse tingimuslikkuse kui ka siis tingimuslikkuse nõudeid tuleb siis täita kogu kohustusperioodi jooksul ja aastaringselt 1. jaanuarist 31. detsembrini. Ja olen siia viidanud ka siis lingile, et kui on täpsem soov saada siis teada, mis see sotsiaalne tingimuslikkus endast kujutab, siis panin siia infotunni lingi siis eelmise aasta alguses toimunud päevast siis. Ja nii on. Ja kui me linkidest juba räägime, siis kuna me jagame teiega ka neid slaide, siis kindlasti julgustan uurima ja vaatama nii tingimuslikkuse trükist, olen siia viidanud nende linkidega siis uuendatud tingimuslikkusest. Siis päraniidu hooldamise toetuse puhul olen siia pannud määruse lingid, kui ka siis PRIA kodulehe viite ning kui soovite teada saada laiemalt päraniitude rollist siis Eestis või siis suunast, kuhu poole me oleme siis kokkulepped võtnud ja kuhu me tahame liikuda päraniitudega, siis on kindlasti asendamatuks lugemismaterjaliks päraniitude tegevuskava. Ning lisaks viitasin ka siis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi jaoks väga olulise arengukava, ehk siis põllumajanduse kalanduse valdkonna arengukava ka aastani 2030, mis siis annab suunad kätte laiemalt põllumajandusmaal, näitab siis, et mida me siis põllumajanduses ja kalanduses soovime saavutada, sealhulgas ka siis, et saate vaadata, et milline on siis päraniitude roll näiteks selliste eesmärkide saavutamisel. Ja nüüd, kui me jõuame nende baasnõueteni, mis on siis eeldused, et saada toetust, siis looduskaitseseadusest on tulenev kohustus, et keelatud on tegevused, mis võivad siis poollooduslikku koostust hävitada ja kahjustada. Ehk siis päraniitudel on keelatud igasugune mulla harimine, mis siis võib mõjutada olemasolevat rohukamarat. Ehk siis kui me rääkisime, et päraniitude puhul on hästi oluline see taimeliikide siis struktuur, mis seal on, siis kui me kas uuendame, äästame ilma siis teatud üksikute olukordade, kus see on lubatud, või siis teeme muid mullakamarat kahjustavaid töid, siis selle tagajärjel päraniidu ökoloogiline väärtus saab tugevasti kahjustada ja seda ei saa lubada. Ehk siis kuigi sellised nõuded, ehk siis mulla harimise piiramised on mujal põllumajandustoetustes väljaspool kaitseala eraldi toetusnõuetena, siis siin on see eeldus, et seda nõuet täidetakse. Ja siis jah, nagu ütlesin, et eesmärk on siis säilitada päraniitudele unikaalselt taimestikku, mis on siis kujunenud väga pika aja jooksul, just tänu siis sellele, et me ei mõjuta seda rohukamarat mehaaniliselt. Kui nüüd peaks olema juhtum, et kus metsloomade poolt on kahjustatud rohukamarat, siis selle puhul on tasandamine lubatud, aga kindlasti rõhutaksin siin üle, et võtke oma piirkondliku Keskkonnaameti maahoolduspetsialistiga ühendust ja rääkige see tegevus läbi enne, kui te seda tegema lähete. Ja siis samuti on siis lisaks siis väetamisele ja taimekaitsevahendite kasutamisele keelatud siis ka siis puittaimestiku istutamine. Jällegi seepärast, et meil säiliks see traditsiooniline päraniit siis läbi meie siis hooldamistegevuste, et me ei tekitaks olukorda, kus see päraniit ei säili. Ja siis jällegi kehtivad ka baasnõuded siis kogu kohustusperioodi jooksul 1. jaanuarist 31. detsembrini, ehk siis siin ei ole mingisugust aega, kus see nõue ei kehti. Kui me lähme teise baasnõude juurde, siis oluline on siin
mõista, et kui me päraniite majandame, siis me peame vastutama ka nende loomade eest, kes siis seal päraniitudel on karjatatavad. Tuleb tagada, et loomadel oleks juua, neil oleks koht, kus saab varjuda ja siis neil oleks vajalikud mineraalid ja muu kõik, et nad ennast hästi tunneksid. Ja samuti ei ole see pandud eraldi määrusesse nõudena, kuna tegemist on baasnõudega, mis siis tuleb loomakaitseseadusest. Siin ei ole täpsustatud, et kui tihti tuleb seda teha, kuid oluline on see, et tuleb vältida kannatuste teket ja tagatud oleks siis regulaarse kontrolli läbi siis teave, et loomadega on hästi, neil on juua, neil on süüa. Siinkohal tuleb välja ka tuua seda, et päraniitudel ei tohi anda lisasööta, kui selle vajadus on, siis seda tuleb teha kusagil mujal kui päraniidul. Ja kolmas baasnõue tuleb meil veeseaduse alusel, milleks on siis põlluraamatu pidamine. Põlluraamatut võib pidada siis nii paberil, aga kindlasti julgustan e-põlluraamatu pidamist. Näiteks kui on huvi selle kohta rohkem teada saada, siis PRIA-s on olemas e-põlluraamatu võimalused, saategi päraniidu põhiselt sisse kanda seal tegevusi, et ei pea paberil tingimata seda põlluraamatut hoidma. Ja siis on ka kohustus lisaks selle pidamisele siis ka kanda siis andmed põllumajandusliku tegevuse kohta, et kuna te karjatasite, kuna te niitsite ja nii edasi. Ja meie siis see viimane baasnõue ongi siis tingimuslikkuse raames tulenevatest nõuetest, mida ma siis enne baasnõuete slaidi tutvustasin siis sotsiaalse tingimuslikkuse kõrval. Ja siinkohal on oluline siis välja tuua jällegi see säilitamise komponent, ehk siis tegemist on selliste püsirohumaadega, mille puhul ei tohi otstarvet muuta, ehk siis teha seal muud põllumajanduslikku tegevust, mis siis ei ole päraniidule omane. Ja siia olen pannud ka siis selle määruse lingi, et kui on soov täpsemalt järgi lugeda või rohkem teavet saada, et siis on kindlasti see tervitatav. Ja nüüd me jõudsime hästi suure sissejuhatusega, jõudsime siis päraniidu hooldamise toetuse määruseni ja siis käime üle, mida siis toetuse raames teha võib ja siis mida mitte. Päraniidu hooldamise toetust saab küsida sellistele eelise infosüsteemi kantud ning kaitsealadel asuvate päraniitude kohta, mis siis on taastatud ja on siis toetusõiguslikuna kirja pandud. Toetus jaotab siis 5-aastasteks põhitegevusteks ja nüüd siis ma olen välja toonud punasega ka 3-aastase, sest et kui te taotlete tänavu esmakordselt, siis teil on 3-aastane kohustus, kui teil ei ole eelnevalt mingisuguse kohustusi ka üle võetud, et siis jagunevad siis 5- või 3-aastasteks põhitegevusteks, mis on siis hooldamisvõtte järgi. Meil on siis 3 põhitegevuse hooldamisvõtet, nendeks on siis niitmine, karjatamine ja puisniidu taastamisjärgne hooldamine. Aga nendest kõigest järgnevates slaididel saab rääkida. Ja siis lisaks on meil siis 1-aastased vabatahtlikud lisategevused, tegemist on siis täiendavate võimalustega siis teha selliseid tegevusi ning selle eest saada toetust. Ning kui te nüüd siin kuu aega tagasi e-PRIA-s taotlust täitsite, siis kindlasti märkasite, et teil võis olla, kui teil olid Keskkonnaameti poolt ette seatud hooldamisvõtted, siis välja tuleb tuua ka seda, mis on siis märkimisväärne, et päraniidu hooldamise toetuse puhul võib Keskkonnaamet siis teie päraniitudele kehtestada siis teatud hooldamisvõtteid, mis on siis alapõhised ja mis siis tagavad siis teie ala ökoloogilise toimivuse siis selline parem tulemus. Ehk siis, et jällegi algselt ettekandes mainisin, et päraniite on väga erinevaid ja kõikidel ei saa ühe nii-öelda vitsaga kõiki nõudeid kehtestada, siis seetõttu on Keskkonnaametil see võimalus alapõhiseid nõudeid siis seada. Ja kui me läheme põhitegevuste juurde, siis toetust antakse siis päraniidu hooldamise eest sellisele toetusõiguslikule maale, mis siis on kindlaks määratud 1. kalendriaastal esitatud taotluse alusel. Ehk siis edasine muutus läbi siis kohustuste nõuetes on siis seotud meie siis 1. kalendriaasta taotluse pindalaga. Ehk siis sellest kõigest räägime lähemalt, aga praegu tooks välja selle, et päraniidu hooldamise põhitegevust peab siis ellu viima 5 või siis, kui teil on
alanud kas uus kohustus või olete võtnud nüüd esmakordselt uue kohustuse siis 3 aasta puhul ja need peavad olema siis järjestikku, ehk siis, et peate, kui te võtate 5-aastase kohustuse või 3-aastase kohustuse, mis teil on, siis te peate seda järjestikult ellu viima. Ja nagu ma juba etteruttavalt välja tõin, et siis põhitegevused, mille eest siis toetust antakse, on siis niitmine, karjatamine, puislindu taastamisjärgne hooldamine. Ja toetuse saajad on siis kõik päraniidu hooldajad, et kui mõne keskkonnatoetuse puhul või siis laiemalt toetuste puhul on siis eraisikud välistatud, siis päraniidu hoolduse puhul saavad nii eraisikud, FIE-d, ettevõtted, MTÜ-d kõik seda toetust taotleda. Ja kui me räägime 1-aastastest vabatahtlikest lisategevustest, siis neid peab viima siis ellu 1 kalendriaasta jooksul, sellel aastal, kui te neid taotlesite ja neid saab võtta siis kohustusperioodi igal aastal. On teil 5-aastane kohustus või 3-aastane kohustus, siis saategi võtta mingit lisategevust 1 korra või soovite ka teist korda võtta, et see on siis võimalik. Ja päraniidu hooldamise lisategevuse elluviimise eest antakse siis toetust selle maa kohta, mille kohta antakse siis ka põhitegevuse elluviimise eest toetust. Ehk siis te peate sellel maal põhitegevust siis tegema, ehk siis kas karjatama, niitma või siis puisniidu taastamise järgset tegevust ja siis te saate sellele juurde taotleda lisategevust, et vastupidi ei saa, et teil ei ole põhitegevust ja te soovite lisategevust saada sellisele päraniidule, et see on selles suhtes seotud omavahel. Ja lisategevusi saab võtta siis kas päraniidu tervele alale või siis sellele konkreetsemale osale. Ja nendel lisategevustel on siis omad nõuded ja omad täiendavad ühikumäärad, millest siis kõigest ma siis räägin täpsemalt. Ja kui ma siin üle-eelmisel slaidil mainisin, et esimese siis kalendriaasta esitatud taotluse alusel kindlaks tehtud siis pindala, kohustusalune pindala hakkab rolli mängima siis teie kohustusperioodi pikkuse osas, tähendab see võib, et siis siin ma tooksin välja selle, et näiteks kui teil on 10 hektarit esimesel aastal ja te võtate juurde teise 10 hektarit, siis selle alusel algab teil uus kohustus, mis on siis vastavalt siis selle aasta muudatustele 3-aastane kohustus, ehk siis kui teil muutub teie esimese kohustusaasta alune pindala kuni 20%, tähendab, kui teil tuleb juurde seda kuni 20% või see väheneb kuni 10%, siis ei alga uusi kohustusi. Aga kui teil tuleb näiteks maid juurde, võtate üle kohustusi, siis toimub see kohustusperioodi siis puhul siis võib see siis pikeneda, et seal on omad reeglid ja siis see maa siis loetakse kindlaks määratuks siis tagasiulatuvalt. Ja siis kui te taotlema tulete maikuus näiteks, siis arvesse läheb siis 1. jaanuarist tagasiulatuvalt. Ja kohustusaluse maa asukoht võib muutuda siis päraniitude ala piiride muutumise tõttu, kui see ei too kaasa siis kohustusaluse maa pindala muutumist. Ja see on siis selline tehniline punkt, mis on siis mõeldud eelkõige või tähendab peaasjalikult siis selleks, et kui päraniitude ala piire korrigeeritakse. Ja siis siit lähme siis edasi meie toetusõigusliku maa juures ka siis sinnamaale, et toetust võib taotleda siis vähemalt 0,1 hektari suuruse eelisesse kantud päraniidu kohta, mis siis asub ka siis kaitsealal või siis Rebala muinsuskaitsealal. Ja siis sellel päraniidul peab siis olema oma elupaigakood ja need on ka siis leitavad siis, kui me esitluse algusesse läheme, seal oli see üks tabel 13 päraniidu elupaiga tüübiga, siis see elupaigakood ongi üks nendest 13-st. Ja kui te taotlesite käesoleval aastal, siis te panite kindlasti tähele, et päraniidud ei ole põldude registris, vaid nad on päraniitude registris, ehk siis need on eraldi lahter, kuhu siis taotleda saab, et kui teil on põlde, näiteks siis nii-öelda tavalisi püsirohumaid või siis ka näiteks on teil teraviljapõldu, siis need asuvad eraldiseisvalt. Ja siis iga aasta vaatab enne taotlusperioodi Keskkonnaamet päraniidu hooldamise toetusõigusliku kihi üle ja siis saadab selle PRIA-sse ja PRIA-s on siis taotlemise perioodi alguseks olemas siis taotlejale info selle kohta, et mis on see päraniidu tüüp, mis on tema see unikaalne number, mis on selle päraniidu pindala, kuidas need piirid jooksevad
ja mis on siis need hooldamise viisi puhul siis nii-öelda sellised ettekirjutatud siis nõuded, mis kehtivad konkreetselt sellele alale. Need ei pruugi olla, aga neid võivad olla teie siis aladel. Ja siinkohal kindlasti jällegi julgustaks suhtlemist siis Keskkonnaameti ja PRIA kolleegidega, et kui teil on mingisugused andmed siin valed näiteks, et kindlasti võtke ühendust ja siis teavitage ja siis saab asja siis üle vaadatud. Päraniitude puhul on oluline siis see, et nii-öelda tavalisest põllumassiividest on siis toetusõiguslik maa siis erinevate toetusõigusliku tingimustega. Aga oluline on see ühine nimetaja, milleks on siis, et toetust antakse ikkagi sellise päraniidu kohta, mis on siis valdavalt kaetud niidutaimestikuga, on ka siis niidetav, karjatatav või siis mille taastamine on lõppenud, näiteks siis puisniidu taastamisjärgne hooldamine ja kus on siis loodud need valgustingimused või siis nii-öelda kasvutingimused niidutaimestiku kujunemiseks. Siin on väga palju erinevaid tingimusi, mida ma eraldi välja ei hakka lugema, aga siit on lihtsalt oluline kaasa võtta seda, et oluline on toetusõigusliku pindala määratlemisel see, et kui omane see taimik seal on, et meil on ka kooslusi, kus on rohkem puittaimi, näiteks puisniidud, siis seal ongi see aktsepteeritav, kui on siis nii-öelda puittaimi rohkem, et siin on hästi oluline see kooslustüüp, mis teil on. Et siis ja siis päraniidu toetusõigusliku maa hulka arvatakse ka erinevaid selliseid alasid või punkte, mis on siis sellisele päraniidule omane, näiteks siis ala, kus siis 1 hektari kohta kasvab rohkem kui 50 puud. Et kui me räägime põllumassiividest, siis seal on kuni 50 üksiku puu reegel, kus siis rohkem ei ole lubatud, siis päraniitude puhul see nii ei ole. Lubatud on ka siis näiteks erinevad maastikule iseloomulikud joonelemendid, näiteks kraavid või siis ka pinnaste. Iseloomulik võib olla siis ka teie päraniidule siis selline maa, millel asub siis kas heinaküün või siis loomade varjualune või kiviaed, mis siis läheb toetusõigusliku pindala hulka. Ja toetusõiguslik on ka rannaala siis teatud osad, kus siis taimestik puudub ja siis siin on välja toodud siis, et välja arvatud taimestiku piirist mere poole jääv liiva- ja kliburand, et see on siis paika määratud. Oluline on siinkohal välja tuua, et toetusõiguslik on ka roostik, mis siis ei ole puitunud, ehk siis mis pole õisikutega ning mida ei ole siis vähemalt aasta nõuete kohaselt hooldatud, et siis selline ala ei ole siis toetusõiguslik. Ja siis ka kuni 0,5 hektari suurene puude ja põõsaste grupp, väike veekogu, vanajõgi või siis mõni muu looduslik taimestikut ala, mis on siis selgelt eristatav ümbritsevast ning mis on siis oluline päraniidu siis hea seisundi tagamisega, mis on siis iseloomulik teie päraniidule. Ja siin ma tooksin välja ka selle, et on ka siis rida maastikuelemente, mis on ka kõik toetusõigusliku maa hulka arvatud ja mille eest te saate siis toetust, et oluline on toetusõigusliku maa puhul see, et seda toetust makstakse hektari põhiselt ja näiteks kui teil arvatakse mingisugune element sisse, siis on oluline, et te seda säilitaksite, et te seda ära ei võtaks ja oluline on ka see, et te saate selle säilitamise eest siis seda päraniidu hooldamise toetust. Ja siin on siis kõik välja toodud päraniidu siis päraniitudele omased sellised kultuurilised, esteetilised maastikuelemendid, mis siis on säilitamisele kuuluvad. On seotud pärandiga need objektid. Ja kui ma räägin, enne kui ma põhitegevuste juurde lähen, siis ma räägin ka puhkeaasta üle, et kui teil on 5-aastane kohustus, siis võib jätta ükskord selle 5-aastase kohustusperioodi jooksul päraniidu hooldamata, ehk siis võtta puhkeaasta ja te saate selle eest siis toetust, et te seda teete. Et see on siis puhkus nii teile hooldamisest, aga eeskätt on see puhkus just taimedele, putukatele, lindudele, tolmeldajatele, kes siis kõik selle puhkeaasta jooksul saaksid seal siis elutseda. Oluline on siinkohal märkida seda, et seda puhkeaastat saab võtta siis ainult sellistel
ainult juhul, kui see elupaik on heas ökoloogilises seisus. Kui Keskkonnaamet on näiteks teie taotlusel ära märkinud, et puhkeaastat ei saa võtta, kohustus ei ole heas seisundis, ja vastupidiselt Keskkonnaamet siis märgib ära ka siis, kui on heas seisus ja on puhkeaasta võtmine võimalik. Puhkeaastat saab taotleda alates siis kohustusperioodi 2. aastast ja kui siin ongi oluline ka tuua välja seda, et kui te suurendate oma kohustust võrreldes selle esimese aasta pindala ehk referentsmaaga üle 20% ja 2 hektari, siis algab teil 3-aastane kohustus ja seetõttu ei ole seal puhkeaasta taotlemine võimalik. Ja puhkeaastal ei saa taotleda teisi põhitegevusi ning lisategevusi. Eesmärk ongi, et kohustus puhkaks tegevusest, aga siiski on üks erand, et kui te soovite väärtuste hindamise lisategevust võtta, siis see on võimalik. Sellest väärtuste hindamise lisategevusest räägin siin peatselt. Ja puhkeaasta puhul on siis ühikumäär 100 eurot hektari kohta ja see on vabatahtlik võimalus, et see ei ole kindlasti kohustus võtta. Kui me käime veel üle ka koolituse nõuded, tutvustan neid, et siis kõik, kes te siin osalete, et te täidate siis seda esimest punkti, et siis taotleja peab osalema Keskkonnaameti korraldatud pärandniidu hooldamise koolitusel hiljemalt esimese kohustusaasta 15. augustiks. Samuti on ära ka sätestatud, et kui võetakse üle kohustus, ei ole varem käidud koolitusel, siis tuleb samuti siis käia koolitusel. Kui võetakse üle selline kohustus, millel on veel mitu aastat minna, siis võib minna järgnemisel aastal ka koolitama, aga kui on viimane kohustusaasta ja võetakse üle, siis peab ülevõtja käima siis koolitamas samamoodi 15. augustiks, kui ei ole varem käidud. Et jällegi, et siin kehtib see põhimõte, kui te olete varem käinud koolitusel, näiteks praegu, siis see koolituse nõue käesoleva strateegiakava perioodi vältel on täidetuks loetud. Aga siiski kindlasti julgustan iga-aastaselt osalema, sest et saate siis ülevaate sellest, mis on muutunud ja kui ka siis saate siis täiendavalt näiteks küsimusi küsida, et kindlasti julgustan teid korduvalt osalema, et see on väga tervitatav. Ja siis siin võib-olla tooks veel viimase punktina välja, et kui te olete pikaajalisem hooldaja ja olete enne 23. aastat läbinud koolituse, et siis need enam ei kehti, kuna oluline on, et oleks ükskord ühise põllumajanduspoliitika perioodi jooksul käidud ja kuna 23. aastast algaski praegune periood, siis tuleb ka selle perioodi raames uuesti koolitusel käia. Ja kui ma olen siin mitmel korral maininud seda, et Keskkonnaamet võib e-PRIA-s määrata siis pärandniitudele siis määrusest erinevaid hooldamistingimusi, siis sellel peab olema kindlasti mingisugune alus või põhjus, et miks seda teha saab ja selleks on siis Keskkonnaametil näiteks ongi dokumendid või haldusaktid, mis siis tuginevad kas siis uuringutele või ekspertarvamusele. Samuti võivad need erisused või tingimused tulla ka siis teie piirkondlikust kaitse-eeskirjast või siis ka kaitsekorralduskavast või siis mõnest liigikaitse või siis ohjamise tegevuskavast, näiteks pärandniitude tegevuskavast või siis muust haldusaktist. Et oluline on siin see, et Keskkonnaametil on see paindlikkus, et kui on vaja mingisugust kohaspetsiifilist punkti seada, siis pärandniidu hooldamise toetuse määruses on see paindlikkus lubatud ja seda tööd teevad siis maahoolduspetsialistid, kes siis on piirkondlikult siis teile määratud ja kui on mingisuguseid jällegi küsimusi, et kindlasti võtke nendega ühendust ja suhelge, et kui on mingisugused murekohad näiteks pärandniitude majandamisel, siis koostöös saab siis lahenduse leida. Ja oluline on ka siis kaitsealadel siis linnurahust kinnipidamine, et see on siis eelkõige just seotud pärandniitude taastamisega. Ja. Nii, kui nüüd me jõuame siis nende põhitegevuste juurde, ehk siis kui ma põgusalt siis toon välja uuesti, et meie siis pärandniidu hooldamise toetus koosneb siis põhitegevustest, mis on siis kas 5-aastased või 3-aastased ja siis 1-aastasest vabatahtlikest lisategevustest, siis alustame praegu meie esimese põhitegevusega, milleks on siis pärandniidud, mida siis niidetakse. Ja siin on siis 2 sellist suurt olulist erisust,
et kui Keskkonnaamet ei ole teile seadnud seda niitmise algusaega, siis võite niita enda sobival ajal ja ühikumäär on 100 eurot hektarist. Kui aga kui on keskkonnaregistrisse kantud kaitsealuse maas pesitseva linnuliigi elupaik, siis on sellistel aladel lubatud niita alates 15. juulist ja põhjus on selles, et need meie väga tundlikud linnud, et nad saaksid edukalt pesitseda, pojad üles kasvatada ja siis teie niiduke eest liikuda. Et see on väga oluline punkt ja siin on oluline välja tuua seda, et Keskkonnaamet on kindlasti toob välja selle punktil teie taotlusel alapõhiselt ja kuna hilisemalt niites on biomassi vähem teie heinas, siis on ka seetõttu ühikumäär kõrgem 150 eurot hektari kohta. Siin on ka oluline välja tuua seda, et te võite ka ise vabatahtlikult seda 15. juuli kõrgemat ühikumäära võtta, siis näiteks on teil toon välja siit esimese punkti, et teil ei ole algusaega määratud, aga teile sobib, et te niidate alates 15. juulist, siis te saate ka seda täita. Oluline on siin välja tuua seda, et siin me mõtleme siis niitmist ja kindlasti mitte hekseldamist, sest hekseldamine purustab selle taimiku ära, seda ei saa üles korjata ja see hakkab siis meie päraniitu väetama ja selle tagajärjel hakkab meie liigirikkus kehvemaks muutuma, kuna väetamine hakkab soosima just võsastumist ja pilliroo kasvamist või sellist intensiivsete kiirekasvuliste taimede levikut, siis päraniitude hooldamise puhul ei ole selline tegevus lubatud. Et nüüd ma tulen tagasi selle 15. juuli punkti juurde ja kui teil on kõik sellised niidetavad alad kaitsealuse maas pesitseva linnuliigi esinemisalal, siis võib Keskkonnaameti nõusolekul, ehk siis jällegi oluline on see suhtlus Keskkonnaametiga, siis on võimalik niita ka enne 15. juulit teatud osa teie sellistest niidetavatest kooslustest, kuid see ei saa olla suurem kui 20% teie käesolevatest niidetavatest aladest, mis siis on sellel kaitsealuse linnuliigi esinemisalal. Ja Keskkonnaamet märgib need 20% kuni 20% alad siis ära, et kus siis te võite siis varem kui 15. juuli niita ja kogu alal on hilisema niitmise ühikumäär 150 eurot hektarist ja Keskkonnaamet teeb siis otsuse peale siis taotlemise perioodi lõppu, ehk siis, et kui on kõik need alad maas pesitseva linnuliigi esinemisalal, et siis mis aladel on siis võimalik või võite varem niita. Kui niidetava päraniidu puhul on oluline see punkt, et tuleb jätta heas ökoloogilises seisundis olevas niidetavast päraniidust 5–30% alast niitmata. Kui ala ohustab seisundi halvenemine, siis tuleb terve ala ära niita, et see on oluline siin välja tuua ja siis, kui on selline halvenemine juhtunud, siis tuleb terve ala ära niita ja siis Keskkonnaamet ka toob selle taotlusel välja, kui ei kehti see 5–30% ala niitmata jätmise nõue ja kui tuleb terve ala ära niita. Ja kui on teil heas ökoloogilises seisundis, siis on see kohustuslik ja soovitatav on jätta siis igal aastal niitmata erinevast kohast, et kord jätate näiteks ühest osast, kord teisest osast. See on kõik seetõttu, et me soosime seeläbi oma päraniitude erinevates paikades elustiku toimetamist. See nõue 5–30% niitmata jätmine annab siis võimaluse meie päraniitudel elutsevatele lindudele, putukatele, taimedele siis elutsükli läbida. Näiteks linnud saavad pojad üles kasvatada nendel 5–30% niitmata aladel ja seetõttu jälle paraneb ökoloogiliselt siis päraniitude elustiku võimalused. Niidetav päraniit peab olema niidetud ja kokku siis see niide peab ka kokku koguma, et ainult niitmisest ei piisa ja see tuleb siis koguda hiljemalt 1. septembriks ära. Ja see niide tuleb siis alalt ära viia niitmisele järgneva aasta 1. aprilliks, et need on siis need nõuded, et heina tuleb kokku koguda ja alalt ära viia seetõttu, et jällegi sellega me viime ära selle liigse toitaine koguse
mis siis, kui me viime toitained välja, siis meil ei ole sellist intensiivkasvulistele taimedele seda toitu, et kiiresti suureks kasvada ja hakata siis seda koosluse ja liigirikkust lämmatama. Et meie jaoks on see oluline, et tagada just see toitainete äravedu. Jah, jõudsin juba etteruttavalt, et niidetaval päraniidul on hekseldamine keelatud. See on ainult lubatud siis ühel teatud põhitegevusel ehk puisniidu taastamisjärgsel hooldamisel ja koosluse parendamise lisategevusel. Need on need 2 juhtu, kui on siis niidetaval kooslusel see lubatud. Päraniitu võib ka pärast niitmist ja niite kokkukogumist karjatada, aga sellest Keskkonnaametit eraldi teavitama ei pea. Ja üks oluline punkt siis ongi, et päraniitu, mis on suurem kui 30 hektarit ja siinkohal on välja arvatud puisniit, siis selle niitmisest peab siis teavitama Keskkonnaametit ja sellist suuremat kui 30 hektari päraniitu peab siis niitma kas keskelt lahku või servast serva. Selle eesmärk on jälle see, et meie elustik, kes seal suurel päraniidul on, saaksid siis niiduki eest ära minna. Et kui me niidame ümber ringi, siis nad jäävad piltlikult öeldes sinna lõksu ja nad ei saa eest ära joosta ja neil avalduvad ka siis kisklussurve näiteks avaldub siis sellistel juhtudel. Ja siinkohal rõhutangi välja selle 2026. aasta siis käesoleva aasta muudatust, ehk siis, et nüüd on reguleeritud ära, et vähemalt 3 päeva enne tegevuse alustamist tuleb Keskkonnaametit siis sellest teavitada. Ja jällegi ka suurem kui 30 hektari päraniidu puhul kehtib siis see nõue, et niide tuleb kokku koguda ja ära viia. Nüüd me läheme meie teise põhitegevuse juurde, milleks on siis päraniidud, mida karjatame. Rannaaladel tuleb alustada karjatamisega hiljemalt 31. mail. Ja see põhjus seisneb selles, et loomad tuleb viia peale varakult, et nad saaksid hakata siis pilliroogu sööma, mis on veel roheline, ei ole veel puitunud, sest kui me viime näiteks juuni lõpus rannaaladele kariloomad, siis nad ei söö enam seda puitunud vartega pilliroogu ja see on siis negatiivne rannaniitude ökoloogilise seisundi vaatest, et meil on vaja ennetada seda kinnikasvamist. Ja mujal kooslustel võib siis karjatamisega alustada endale sobival ajal. Karjatamise ühikumäär on siis 185 eurot hektari kohta. Nii niidetaval kui ka kõikide põhitegevuste puhul, mis ma siin välja toon, siis saab arvestada ka seda, et on võimalus taotleda põhisissetuleku toetust, ümberjaotatavat toetust, mis on siis seal üle 100 euro siis lisaks, et see on ka oluline meeles pidada. Ja karjatamise tulemusena peab kogu siis karjatamise taotletaval alal olema siis visuaalselt tuvastatav, et loomad on alal toitunud selliselt, et rohustu on siis vähemalt 50% ulatuses madalaks söödud ning ülejäänud ala on siis rohustu valdavalt söödud. Et jällegi, et siin ei saa kehtestada 100% madalaks söödud nõuet, sest et kooslused on erinevad, loomad paiknevad maastikul või tähendab teie päraniidule erinevalt ja seetõttu on see protsent madalam kui siis nii-öelda terve kooslus, aga ülejäänud ikkagi sellel, kus ei ole see madalaks söödud, peab siis olema valdavalt söönud, ehk siis loomad peavad olema seal käinud söömas. Ja siin on oluline seetõttu, et ka ebapiisav karjatamine võib siis tähendada meile siis kulukihi teket ja kui me vaatame meie rannaniite, mis on väga olulised näiteks kahlajate, näiteks niidurüdi, siis toitumise, pesitsemis, elutsemisaladena, siis nendel on vaja hästi madal murust ala, et siis elutseda, et see on väga oluline jällegi linnuliigi kaitse eesmärgil, et oleks siis karjatatud alad ära. Ja eesmärk ei ole siis jällegi tervenisti, et terve alaks madalaks söödud. Ja karjatamise tulemus peab olema saavutatud 1. oktoobriks, aga loomad ei pea seal olema 1. oktoobrini. Ja loomade lisasöömine päraniidul on siis keelatud, et ei tooks täiendavalt näiteks heinapalle sinna, et nad peavad toituma selles, mis on siis seal päraniidul saada. Päraniitu võib ka enne karjatamist niita, kui Keskkonnaamet on selle e-PRIAs lubanud, jällegi alapõhine tingimus, mida saate siis taotlemisel vaadata.
ja siis niitmine, niite kokku kogumine ja selle niite äraviimine peab siis toimuma enne 5. augustit ja siis sellisel juhul peab täitma ka niitmise nõudeid. Ja karjatatavas päraniidus peab siis jääma vähemalt 5% niitmata, aga võite ka oma karjatatavat ala niita osaliselt ning see võib olla suurem kui 30%. Et siin on see oluline punkt, et kui me niidetava päraniidu juures ütlesime, et kui on heas ökoloogilises seisundis, tuleb 5–30% jätta niitmata, et siin on siis sellise karjatatava ala siis eelniitmise puhul on natukene teised niitmise tingimused, et sellest on see 2 punkti siin. Päraniitu võib pärast karjatamist üle niita või hekseldada alates 1. augustist, kui see karjatamise tulemus on saavutatud, ehk siis see karjatatav ala rohust on 50% ulatuses madalaks söödud ning siis ning ülejäänud päraniidu osas on see rohustu valdavalt söötud, siis niite ja heksli võib maha jätta. Aga siinkohal on oluline taaskord Keskkonnaametile selle tegevusest teada andmine, vähemalt 3 päeva enne niitmise või hekseldamise alustamist peab siis Keskkonnaametit teavitama. Ja siinkohal rõhutaks kindlasti üle, et karjatamise järgne üleniitmine või hekseldamine ei saa olla viis, kuidas siis puudulikku karjatamist täita, ehk siis karjatamise tulemus peab olema saavutatud. Aga kui teil on näiteks soov eemaldada näiteks ebasoovitatavat taimestikku, siis on selline võimalus olemas. Nii. Ja nüüd me läheme meie 3. ja viimase põhitegevuse juurde, milleks on siis puisniidu taastamisjärgne hooldamine. Tegemist on eraldiseisva põhitegevusega, et kui me taastame näiteks muid kooslusi, siis nende puhul ei ole see taastamisjärgne olustik nii varieeruv, kui on seda puisniidu puhul. Kuna puisniidu puhul me taastame ikkagi kinni kasvanud puisniite metsast, mistõttu seal on alles loodud tingimused, et hakkaks kujunema liigirikas puisniit ning seetõttu on seal teisest kooslusest erinevad tingimused. Sellistel aladel on lubatud siis niita, hekseldada või karjatada. Ühikumäär on siis 300 eurot hektari kohta, kuna tegemist on alles kujuneva kooslusega ja seetõttu ja kuna lisaks puisniidule laiemalt on omane see, et seal on hästi liigendatud, see hooldamine seal on keerulisem, siis seetõttu on ühikumäär ka kõrgem. Ja puisniidul ei ole siis hekseldamine lubatud enne 1. augustit ja see tulemus, kas siis niitmine, karjatamine või hekseldamine peab siis olema tehtud või saavutatud hiljemalt 1. oktoobriks. Ja puisniidu taastamisjärgse hooldamise niitmise ja karjatamise põhitegevuse nõuded ei kehti, jällegi kuna kooslus on alles kujunemisel, aga siiski on oluline, et lisasööta me ei tohi anda sellistel aladel, sest et jällegi hakkame tooma toitaineid juurde, hakkame kinni kasvatama siis või lämmatama meie seda kujunevat liigirikkust seal siis. Ja samuti ka siinkohal lisaks teistele niidetavatel kooslustele tuleb siis 5–30% alast jätta niitmata, kui kooslus on heas seisukorras. Siinkohal on hästi oluline see, et kui te taastate sellist kooslust või olete taastanud, tähendab, ja ohustab siis lehtpuude ja põõsaste võsude teke, siis Keskkonnaametiga jällegi suhtlus ja siin siis võib siis terve ala ka ära niita, kui kooslus seda vajab ökoloogiliselt. Ja siin siis toon jällegi välja selle aastal lisandunud punkti, mis sai määrusesse lisatud, ehk siis puisniidu taastamisjärgse hooldamise tulemusena peavad olema eemaldatud lehtpuude ja põõsaste võsud. Ja ei ole kirjas, et mitu aastat sellist hooldusviisi kasutada saab, kuna jällegi kooslused on väga erinevad ja mõni kooslus võib vajada rohkem aega, et välja kujuneda puisniiduks, et kus siis tekib puisniidule omane taimik. Ja maahooldusbüroos, nüüdsed siis päraniitude büroo siis maahoolduspetsialistiga kindlasti tasub siinkohal rääkida, et kui te tunnete, et teil on vaja veel seda paindlikumat majandamist, et näete, et on ikkagi see võsastumise oht väga suur, siis tasub majandada siis selliselt, et veel kujundada siis seda kooslust. Ja siis sellistel aladel ei ole siis puhkeaasta võtmine võimalik, kuna jällegi see võsastumise oht võib olla sellisel tüübil, koosluse tüübil siis väga suur. Käime siis üle ka meie põhitegevuste ühikumäärad selguse huvides ja siis toon siis välja siis selle, et kui te niidate enne 15. juulit
sellist päraniidu, mis ei ole kas puisniit või taastamisjärgses hoolduses olev puisniit, siis ühikumäär on 100 eurot hektari kohta. Kui te niidate alates 15. juulist, on see 150 eurot hektari kohta, et kompenseerida seda biomassi ja heina toiteväärtuse siis madalamat seisu. Jällegi välja arvatud puisniidu niitmise korral, puisniidu majandamise või niitmise korral on see 600 eurot hektari kohta. Siinkohal on oluline, et kuna puisniidud on väga liigendatud alad, ka väiksemahulise 5 hektarise puisniidu majandamine võib olla väga ajamahukas, siis seetõttu on see ühikumäär kõrgem. Kui teil on äsja taastatud puisniit taastamisjärgses hooldamises, siis on, nagu me eelmisel slaidil välja tõin, see 300 eurot hektari kohta. Kui karjandate päraniit, on see 185 eurot hektari kohta ja kui võtate puhkeaasta, siis on see 100 eurot hektari kohta. Ja jällegi siia kõigile lisanduvad otsa siis ka meie põhisissetuleku ümberjaotatava toetuse määrad, kui kindlasti jällegi rõhutan seda üle, et kõiki neid, mida on välja toon, näiteks põhisissetuleku toetus, seda tuleb taotleda, seda automaatselt ei anta, kui te taotlete ainult päraniidu hooldamise toetus, mistõttu tasub olla tähelepanelik. Ja siis näiteks, kui teil on ka mahe või maheloomad või siis loomadega majandate, siis seal on ka täiendavad toetused olemas. Liigume siis ka kiirelt meie siis lisategevused üle. Esimene lisategevus on liigikaitselt olulised rannaaladele mõeldud. See on eraldi eelisesse kantud liigikaitselt olulise rannaalana ja selle puhul on siis oluline erinevus meie siis rannaaladega, mida siis karjatatakse, see, et kui põhitegevuse nõue on 50% peab olema söödud madalmuruseks, siis sellisel kooslusel peab olema see 75%. Selline oluline liigikaitseliselt oluline rannaala siis peab olema avatud veepiiriga vähemalt 75% ulatuses või siis paiknema sellise alaga, kus siis on see 75% ulatuses see avatud veepiir. Puittaimestikku ei tohi esineda, välja arvatud koduloomade siis varjekohas, ehk ta peab olema võrdlemisi lage ala, sest et meil päraniidud, rannaalad, kui nad on lagedad, siis on meie maas pesitsevatele näiteks lindudele kiskja oht väiksem, kuna kiskjaid soodustavad sellise puudetukad, siis kuna selle lisategevuse eesmärk on toetada sellist liigikaitset avaratel rannaaladel, siis on selline punkt. Ja siis see peab moodustama selline rannaala vähemalt 45 hektarise terviku. Ja siis toetust võib siis küsida päraniidu hooldaja, kes siis karjatab sellisel alal ja nagu ma välja tõin, et kui muidu peab olema see rohustu 1. oktoobriks 50% ulatuses madalmurune ning ülejäänud päraniidu osas rohustu valdavalt söödud, siis see protsent on kõrgem sellise lisategevuse puhul, see 75%. Ja kui teie sellistel liigikaitselt olulisel rannaaladel on ka madalamad kohal, näiteks lõukad, väikeveekogud, siis need peavad samuti olema hooldatud. Jällegi, kuna need on hästi olulised meie kahlajatele, kes on väga olulised linnud ja kes vajavad kaitset, siis see tegevus peab olema siis tehtud 1. oktoobriks. Ja Keskkonnaamet siis märgib ka teile ära selle võimaluse, kui teil see on teie rannaalal. Siis nüüd lähme meie teise lisategevuse juurde, milleks on siis päraniidu käsitsi või hobuniidukiga niitmine. Toetust võib küsida siis päraniidu hooldaja, kes siis niidab kogu päraniidu vikati, trimmeri, hobuse ja hobuniiduki või motoblokiga. Ja motoblokk on siis mootoriga liikur, mille võimsus on kuni 15 hobujõudu. Heina võib kokku koguda tavalise tehnikaga, ka siinkohal tuleb jätta 5–30% alast niitmata, kui on kooslus heas seisundis. Ning siin on täpselt samamoodi täpsustatud see ette teavitamise aeg ehk vähemalt 3 päeva enne tööd alustamist peab siis teavitama Keskkonnaametit. Ja see lisategevus on eelkõige suunatud meie väiksematele päraniidule, mis on väga olulised maastikulise sidususe tagamisena, et ei läheks ainult fookus nii-öelda suurtele avaratele päraniidudele, vaid ka nendel väiksemaid toetada, et sellepärast on selline lisategevus olemas. Ja siis see niide tuleb samamoodi siit kokku koguda ja siis ära viia, kokku koguda tuleb siis 1. septembriks ja ära viia siis 1. aprilliks. Täpselt samamoodi nagu põhitegevuse nõued, muud põhitegevuse nõuded siin ei rakendu.
kui teil asuvad ka päraniidud laidudel või väikesaartel, siis on, kus puudub püsiv praamiühindus ja kuhu ei pääse teisiti kui muu veesõidukiga, siis on selle jaoks ka selline täiendav väike lisategevuse toetus olemas. Ja see on taotlejapõhine, seda saate nii-öelda taotleda jah, ei, ja see võimalus on teile siis e-PRIA-s oli täpselt samamoodi antud, kui teil oli see olemas, ja siis kuni 100 hektari kohta on siis see olemas. Liigume edasi tempokalt meie siis väärtuste hindamise lisategevuse juurde. Tuletan meelde, et see on siis see ainus lisategevus, mida võib taotleda siis, kui teil on kooslus on näiteks puhkeaasta võetud, kus te siis saate hinnata Loodusrikas Eesti projekti raames välja töötatud metoodika alusel oma päraniidu liigirikkust ja siis esitate selle ankeedi 1. oktoobriks Keskkonnaametile. Ühesõnaga tutvustan järgnevatel slaididel, aga mahtude poolest nii palju, et see on selline tegevus, kus on siis 10 eurot hektari kohta see toetus ja siis kui teil on väiksem kui 5 hektarine päraniid, kuhu te soovite seda hindamise lisategevust võtta, siis on see vähemalt 50 eurot, ehk siis ümardatakse ülespoole ja kui on suurem kui 20 hektarit päraniid, siis antakse kuni 200 eurot siis toetus siis ühe päraniidu kohta. Ja saate kuni 3 päraniidu kohta kalendriaastas seda taodelda. Et seda võib võtta aga mitu aastat, proovida katsetada, et kuidas see hindamine teil edeneb ja siis näiteks saate erinevatel aladel võtta, et kord võtate ühel oma 3 päraniidul ja siis teisel aastal teisel 3 näiteks. Ja kui nüüd selle ankeedi juurde, ma hüppaksin korraks siia, et ma näitaksin seda ankeeti enne. Ühesõnaga, mis see lisategevus on? Selle lisategevuse eesmärk on, et te võtate selle ankeedi kätte ja lähete kohale oma päraniidule ja seal te saate hinnata ja anda punkte vastavalt siis, kuidas te ise näete, hindate, ära määrate, et siis milline on teie siis ala ajalugu, kui palju on seda hooldatud, kuna ta on taastatud, kui ta on taastatud või ta on pikaajaliselt hooldatud, kuidas te teda majandate, mis te seal teete, kas te niidate, karjatate, kas teie jaoks on ala hooldamine keeruline või lihtne ja kuidas teie hindaksite seda elurikkuse seisundit. Näiteks, et siis te saate määrata ära seal taimi, et saate õppida oma koosluse kohta ja saate punkte anda. Ja oluline on siinkohal see, et valesti tegemise eest seda raha ära ei võeta, aga oluline on siin see, et te selle ankeedi ära täidaksite ja Keskkonnaametisse esitaksite. Et siin ma läheksingi nüüd tagasi eelnevale slaidile, et selle täitmise puhul on olemas meil ka siis koolitused, kui te seda taotlesite sellel aastal, siis viimane õppepäev on siis 30. juulil ja siis rohkem infot saab loodusrikaseesti.ee lehel, mis on siis selle Loodusrikas Eesti projekti koduleht, siis saate vaadata siis neid lisainfot siis selle kohta, et nüüd enam juurde seda taodelda ei saa, aga lihtsalt järgnevateks aastateks teadmine, et selline võimalus on olemas. Ja kui ma mainisin, et saate määrata ka elurikkus tunnusliike või siis määrata ära, et mis taimed seal teil kasvavad, siis kindlasti julgustan kasutama siis erinevaid kaasaegseid vahendeid, telefonirakendused näiteks, mis aitavad siis ära tuvastada, mis teil seal kasvab. Näiteks taimeäppidest soovitan ka isiklikult Flora Incognitat, olen ise seda kasutanud, väga kasutajasõbralik ja määrab taimed väga hõlpsasti ära. Ja kui nüüd mõtiskleda või tekib küsimus, et miks selline lisategevus on ellu kutsutud, siis eesmärk on tulevikus muuta päraniidu hooldamise toetus tulemuspõhiseks, ehk siis tootjad või siis hooldajad, päraniidu hooldajad saaksid toetust selle eest, et mis on see nende keskkonnaseisund seal, mitte selles, mis tegevusi nad teevad, mis annaks siis rohkem vabadust päraniidu majandajatele. Ja seetõttu on meil siis oluline sisse viia ka sellist nii-öelda päraniidu koosluse hindamise punkte, aspekte, mis siis suunaksid tootjaid vaatama seda, et mida nad teevad ja kuidas nende hinnangul see siis nende koosluste elurikkust on mõjutanud, et see on selline nii-öelda esimene samm sellise suurema muutuse suunas. Ja lisaks saavad ka teadlased kasutada teie anonüümselt esitatud andmeid siis, et teha teadust, hinnata, vaadata, et kuidas olete teie arvanud, et teie kooslusel on ja saavad siis sealt
Ühesõnaga ka seda moodi saame neid andmeid kasutada. Ja muidugi kõige olulisem punkt selle puhul te saate ise õppida oma päraniitude kohta rohkem, et mis teil seal kasvab, mida te näete, mida te avastate ja siis saate sellest ka teada anda, et teil on vot sellised liigid olemas. Ja nüüd jõuame meie viimase lisategevuse juurde. Oluline, see on positiivne muutus, sest eelmisel finantsperioodil, kui oli päraniidul vaja sellist liigi või koosluse parendamise tegevust teha, siis seda tuli teha ära oma vahenditega, aga nüüd sellel perioodil on olemas meil selline lisategevus, mis siis seda lisapingutust kompenseerib. See lisategevus eeldab Keskkonnaametiga suhtlemist ja siinkohal on oluline see, et toetust saate siis küsida sellise tegevuse eest, mis siis parandab siis teie koosluse või siis näiteks liigi siis ökoloogilisest vajadusest tulenevaid seisundid siis. Näiteks kui te soovite sonne või lompe taimestikust puhastada, soovite puistut kujundada, mättaid eemaldada või ebasoovitatavat taimestikku tõrjuda ja selleks peate täiendavat töid tegema, siis on selline lisategevus ellu viidud ja see on üks selline tegevus, mida saab siis Keskkonnaameti nõusolekul siis taotleda, ehk siis siinkohal toon välja selle, et jällegi suhelge Keskkonnaameti piirkondliku maahoolduspetsialistiga ja saate uurida, mis on teie võimalused. Ja ebasoovitatav taimik, näiteks on teil mingites kohtades tugevad nõgeseid või kastikuid, tarna või võsa tekkimas peale, siis saate täiendavalt toetust taotleda, et sellega tegeleda. Ja nii, ja nüüd lähme üle ka meie siis lisategevuste ühikumäärad, käime siis põgusalt üle, kui teil on liigikaitset oluline rannaala, ehk siis sellise lisategevus, kus te peate selle lisategevuse korral karjatama selliselt, et oleks 75% ulatuses madalmurune, mitte 50% ulatuses, siis selle puhul on 80 eurot hektari kohta. Kui te niidate kas käsitsi hobuniidukiga, siis on see 200 eurot hektari kohta. Kui teil asub mõni laid või väikesaar või kui teil asuvad päraniidud mõnel laiul või väikesaarel ja seal ei ole praamiühendust ja peate veesõidukiga sinna ligi pääsema, siis on see 10 eurot hektari kohta kuni siis 100 hektarit. Kui teil on soov tegeleda siis koosluse parendamisega, nüüd see viimane slaid, mis oli, ja soovite näiteks mingisuguse ebasoovitatava taimestikuga tegeleda, siis selle puhul on 100 eurot hektari kohta. Ja kui hindate väärtusi, täidate seda ankeeti, siis on 10 eurot hektari kohta. Ehk siis see on siis see raha, mis siis selle pinnale, kus te siis seda tegevust teete, et see on siis oluline pool. Ja käime veel korra üle siis selle, et kuna tuleb siis Keskkonnaametit teavitada mingisugusest niitmisest. Kui teil on päraniidu pindala üle 30 hektari ja välja arvatud puisniit ja te hakkate seda niitma, siis tuleb teavitada. Kui te soovite karjatamise järgselt niita, et karjatamise tulemus paremaks teha, siis tuleb teavitada 3 päeva ette ja kui te hakkate käsitsi niitma, olete seda lisategevust taotlenud, siis tuleb 3 päeva ette teavitada. Ja ma olen punasega välja toonud, mis on siis selle aasta muudatused ja näete, siis eesmärk ongi nende 3 tegevuse puhul ühtlustada seda, et vähemalt 3 päeva ette on see põhimõte. Ja kui te soovite karjatamise eelset niitmist teha, siis selle puhul ei pea eraldi teavitama, kui Keskkonnaamet on seda lubanud ja seda te näete oma alapõhistes tingimustes. Käime hästi põgusalt üle ka siis meie reeglid põllumajandusliku majapidamise puhul või siis kohustuse puhul, kui te midagi teha soovite, et 3 või 5 aastat võib olla piisavalt pikk aeg, et teil võivad tekkida teatud olukorrad, kus teil on vajadus seda üle anda või siis soovite just vastupidi üle võtta juurde kohustust, et siis selle puhul kehtivad ka reeglid. Siinkohal toonitaksin üle, et kindlasti on hästi oluline suhtlus PRIA kolleegidega, et te saaksite õigesti toimida ja saaksid kõik nõuded kenasti täidetud. Ja põllumajandusliku majapidamise üleandmise puhul on siis ka esimese peatusena siin siis vaatame üle need reeglid. Ehk siis see on selline tegevus, kus siis te annate kogu põllumajandusliku majapidamise tervikuna teisele isikule üle siis. Ehk siis tegemist on siis selline tegevus, et kui peaksite ära lõpetama mingil põhjusel või keegi teine lõpetab ära ja annab teile üle, siis selle nimetus on siis põllumajandusliku majapidamise üleandmine.
ja siis sellisel juhul lähevad siis sellele inimesele, kes võtab üle selle põllumajandustegevuse, lähevad üle ka siis kõik toetuse taotlemisega seotud õigused ja kohustused, kui ei ole just õigusaktides sätestatud teisiti. Ja siin võivad olla teatud erisused, aga põhimõte on selles 5 aasta, näiteks kas on 5 või 3 aastane kohustus, siis selle puhul on kohustus seda ellu viia, et see ei ole, et võtate 5-aastase kohustuse esimesel aastal ja siis järgnevatel aastatel vaatate, kas te taotlete, et kohustus on ikkagi seda teha. Ja samuti on ka õigus saada seda toetust, et see on siis siin oluline. Kui peaks toimuma selline põllumajandusliku majapidamise üleandmine, siis tuleb sellest PRIA-t teavitada siis 7 kalendripäeva jooksul, et lihtsalt, et käime siis üle ka need kohustuse suurendamised ja vähendamised. Ja olen siin mõnes slaidil põgusalt peatunud, aga teil on, kui vaatame teie kohustust, esimesel aastal taotlete, siis see maa, mis teil on, see on referentspindala. See võib suureneda kuni 20%, siis kõik jätkub samamoodi, aga kui suurendada rohkem kui 20% ja see on rohkem kui 2 hektarit, siis selle puhul algab uus kohustus, mis on siis 3-aastane. Et sellised reeglid on paigas ja kohustusaluse maa pindala võib väheneda kuni 10% võrreldes siis selle esimese aasta referentspindalast, ilma et siis tuleks maksta mingisugust toetust tagasi. Kindlasti võib juhtuda ka palju selliseid, mis ei ole teie kontrolli all, nagu näiteks kui maa läheb majapidamisest välja, näiteks rentnik lõpetab mingil põhjusel teiega lepingu ära ja ei ole nõus, et enam seda edasi majandate, siis kohustus selle maa osas lõpetatakse ja kuna tegemist on põhjendatud juht ja kohustuse üleandjalt toetust tagasi ei nõuta. Ja siin puhul ütleks ka, et kui me nüüd liigume kohustuse ülevõtmise ja üleandmise juurde, siis sellel aastal ühtlustasime seda põhimõtet, et kui te võtate üle näiteks mitu kohustust, mitu erineva pikkusega kohustust on siin, mõni on 4-aastane, 3-aastane, 2-aastane, tuleb veel täita, et siis kehtima jääb kõige pikem kehtiv kohustus siis, ehk siis, et see selline ühine põhimõte. Ja ka kohustust saab üle anda või siis üle võtta siis teiselt taotlejalt koos siis selle maaga ja seda kohustust võib üle anda alates teisest kohustusaastast. Esimese kohustusaasta võib siis selle üle anda vääramatu jõu või erandlike asjaolude esinemise korral või kui jällegi annate terve põllumajandusliku majapidamise üle või võtate üle, et see on siis selline oluline punkt. Ja vääramatu jõu on ka siin definitsiooni oleme siin välja toonud. Ehk siis tegemist on siis selliste olukordadega või asjaoluga, mida siis taotleja ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt ei saanud ka temalt oodata, et ta kohustuse võtmise ajal selle asjaoluga arvestaks, ehk siis see on ettenägematu juht. Ja kui on need sellised vääramatu jõu või erandlike asjaolude juhud, siis tuleb PRIA-t teavitada kirjalikult 15 tööpäeva jooksul, alates siis sellest kuupäevast. Ja kui me vaatame nüüd neid vääramatud jõud ja erandlikke asjaolusid, siis kahjuks kõige levinum või esinenum on ilmastikuolud, et kui on ekstreemsed ilmastikuolud, näiteks on liigniiskus, ei saa füüsiliselt niidukiga peale näiteks või loomad ei saa füüsiliselt süüa, et siis see on selline kõige levinum vääramatu jõud. Ja siinkohal kindlasti rõhutan üle, et hästi oluline on, et enne kui teie mingisuguse kohustuse kuupäev jõuab kätte ja te teate, et juba enne kuupäeva, et teil on mingisugune probleem, miks te ei saa seda teha, mis nagu liigituks sellise vääramatu jõu punkti alla, siis võtke kindlasti ühendust ja suhelge PRIA-ga või siis näiteks saate fotoülesande teha, on olemas PRIA-l siis selline rakendus nagu IVA äpp, kus te saate pildi teha, mis näitab siis ära ja see on siis see tõendus. Et see on muidugi detailne selline järeldus, et seal võib olla ka teisi lahendusi, aga lihtsalt oluline on jällegi see suhtlus, et ärge jääge ootama, vaid suhelge siis ka enne, näiteks kui see 1. septembri niitmise kuupäev laekub. Et eelmine aasta oli see näiteks väga, väga oluline, et suheldi.
Taotlust saab siis muuta pindalade suhtes kuni 15. augustini. Saab ka lisada alasid nii-öelda maakasutuse näitamisena. Tegemist on oluline just kui olete mahetaotleja, siis te peate oma maakasutust näitama, aga toetuse taotlemise märkeid, et näiteks lisate selle maakasutuse näitamisala ja soovite sinna põhisissetuleku toetust, et seda uut märget enam teha ei saa. Selle tähtaeg oli kuni 15. juuni, ehk siis meil on kuu aega, 15. mai kuni 15. juuni, umbes seal vahemikus. Kindlasti need kuupäevad muutuvad aastati, aga seal saab neid märkeid teha, et mis toetust te soovite taotleda. Te saate taotlust muuta, loobuda näiteks mõnede toetuste taotlemisest, näiteks mõne lisategevuse ära võtta või vähendada alapindala, on mingisugused muud muutused, siis saab seda teha kuni 1. novembrini, kuni on PRIA-d või Keskkonnaamet leidnud siis mingisugused võib-olla vead või kuni kohapealse kontrolli ette teavitamiseni. On siis selline võimalus. Toetus saab siis toetuse tagasivõtmise osas on siis see oluline punkt, et kui te võtate mingil põhjusel taotluse tagasi, siis seda saab esitada ainult uuel taotluse vastuvõtmise perioodil. Ehk siis see on kindlasti väga äärmistel juhtudel ja see on kindlasti selline koht, kus ei saa enam uuesti siis esitada. Ja kui võtta tagasi esitatud taotlus 5-aastase kohustusperioodiga toetuste osas, siis kohustus katkeb ning varasematel aastatel saadud toetust tuleb tagasi maksta. Näiteks teil on 3. aasta toetust taodeldud ja võtate näiteks tagasi, siis kehtib selline põhimõte, et see on kindlasti selline oluline välja tuua. Taotlusi kontrollivad erinevad asutused või tähendab taotluste nii-öelda eri pooli kontrollivad eri asutused. Administratiivselt kontrollib PRIA, kohapealse kontrolle teevad nii PRIA, Keskkonnaamet ja Põllumajandus-Toiduamet vastavalt siis nende kontrollvalimitele ja sisule, et kindlasti kontrollivad asutused eri aspekte, aga võivad ka teatud kohtades koos kohapealses kontrollis näiteks käia. Pinnaseiret PRIA vaatab, et ei oleks üles küntud näiteks päraniitu, et see on üks meie selliseid lähenemisviise. Ja siis, kui on tehtud kindlaks mingisugused nii-öelda rikkumised, mis on nii ulatuslikud, et siis on ka siin välja toodud, et teatud punktides võib siis PRIA siis vähendada või siis kogunisti keelduda makstavast toetusest, aga need jällegi on väga äärmuslikud juhud, aga lihtsalt määruses peab olema ka see kirja pandud. Ja kui me räägime päraniidu hooldamise toetuse väljamaksmisest, siis see otsus selle kohta, et kas makstakse täies ulatuses välja või on leitud mingisugune rikkumine, siis tehakse siis otsus järgneva kalendriaasta 10. veebruariks. Siin on siis välja toodud kõik need juhud, mil võib juhtuda, et ei rahuldata seda toetust, aga see on jällegi, kui suhelda PRIA-ga, teha koostööd, siis on kõik hästi ja täita kindlasti baas- või siis tegevusnõudeid. Et kui te lähtute määrusest, tegutsete, siis on kõik nõuded täidetud ja siis makstakse välja hiljemalt järgmise kohustusaastale järgneva kalendriaasta 30. juuniks, aga üritatakse varem välja maksta, et valdavalt on see ikkagi kas siin veebruaris või siis ka märtsis, aga see ei ole kindlasti kohustus maksta välja veebruaris või märtsis, et see on hea tava. Ja võib-olla toon välja ka selle, et kui teil on põhisissetuleku toetus taodeldud või siis selle puhul tehakse otsused tehakse varem, siis kui 10. veebruar. Käiksin hästi põgusalt üle, ma vaatan, meil on aega võrdlemisi vähe, et käiksin üle ka meie väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetuse, mis on siis, kui teil on liigirikkaid rohumaid, mis ei ole päraniidud, siis see on üks võimalus teile. Ehk siis meil on käimas praegu üle-eestiline väärtuslike püsirohumaade inventeerimine.
kus siis on meil kogu inventuuri eesmärgiks kaardistada ära 27 000 hektarit. Oleme nüüd 3. suve sellega tegelemas. Tööd viib läbi vägagi kogenenud pärandkoosluste kaitseühingu botaanikud. Ja kuidas see välja näeb, on selliselt, et taotlejad või siis selliste potentsiaalsete väärtuslike püsirohumaade majandajad saavad sellest teada anda, et võib, et inventeerija tulla tema maale vaatama neid loodusväärtusi. Seda saab teha leheküljel heapõld.ee, /VPR on ka see siin olemas. Ja siis tuleb ekspert teie maale. Ma nägin silmanurgast, et oli küsimus, et kas antakse ka teada, kui tuleb ekspert teie maale. Seda kahjuks ei ole võimalik teha, sest lihtsalt kuna taotlejaid, maid on nii palju, et me füüsiliselt botaanikud ei jõua seda teha. Aga kui te näete neid oma maal tegutsemas, siis kindlasti oled teretulnud minna nende juurde ja rääkida ja suhelda nendega. Ja siis see metoodika on suures osas ka sarnane väärtuste hindamise lisategevuses kasutatavate ankeedile, mis siis on ka siin oluline siis nii-öelda komponent. Ja võib-olla ma tooksin välja seda, et ma julgustaksin seda tegema, inventuuri andma, sest et me oleme kui ütleme niimoodi, et 12 600 hektarit on umbes siis meil 2 aastaga inventeeritud. Sellest suurusjärgus 94% on saanud selle kas väärtusliku püsirohumaa päraniidu või siis päraniidu väljaspool kaitseala staatuse ja siis on saanud selle nii-öelda lisatoetuse õiguse. Et kindlasti on palju loodusväärtusi, mida siis soovime ka üles leida nii-öelda väljaspool kaitsealasid. Toetust saavad 2 tüüpi püsirohumaad, väljaspool kaitsealasid asuvad päraniidud ja siis kõrge loodusväärtusega püsirohumaad ehk VPR-id. Väljaspool kaitsealasid asuvad päraniidud peavad olema siis Eesti loodusinfosüsteemis ehk EELISes, sarnaselt ka kaitsealadel asuvatel. Kui kaitsealadel võtate päraniidu hooldamise toetust, siis väljaspool seda võtate siis, saate taotleda väärtusliku püsirohumaa toetust. Kuidas te ära tunnete, et teil võiks olla kõrge loodusväärtusega püsirohumaa, on see, et kui teil on selline pikaaegsemalt uuendamata rohumaa, mida te ei ole väetanud, te ei ole uuendanud, siis sellel on potentsiaal olla väärtuslik püsirohumaa. Kohustuse pikkus on olemasolevatel kohustusel 5 järjestikust aastast, aga kui ka päraniidu hooldustoetusele sarnaselt vaadata, siis ka väärtusliku püsirohumaa toetuses on nüüd see 3 järjestikust aastat. Toetust saab taotleda sellisele alale, mis on vähemalt 90% ulatuses eksperdi poolt inventeeritud ja siis kaardile kantud, siis selline nii-öelda ala ja ühikumäärad on siis väljaspool kaitseala asuvatele päraniitudele 80 € hektari kohta. Lisaks saab juurde võtta põhisissetuleku toetus, kui teil on loomad karjatada, seal ka loomatoetused ja mahe sarnane lähenemisviis päraniidu hooldustoetusele ja 50 € hektari kohta, kui on siis kõrge loodusväärtusega püsirohumaa. Seda kõike saab näha siis kaardikihilt, mis siis valmib enne taotlusperioodi algust, siis saate võtta selle kaardikihi e-PRIAs toetust taotlemisel aluseks. Ja täiesti teadlikult on meil soovime liikuda ka tulevikus sinnapoole väärtuslike püsirohumaade puhul, et see tagasisidestamine toimuks ka varem ja personaalsemalt kui see, et te saate kaardikihilt teada, et me oleme teadlikud sellest, võtame selle kaasa, aga kuna tegemist on sellel perioodil esmakordse sellise mehhanismiga, siis sisse kujunemine või nii-öelda võtab veel aega. PPR-ile kehtivad siis nõuded, et tuleb siis vähemalt üle aasta hooldada, võib siis niita, karjatada, hekseldada. Nõudeid on oma olemuselt vähem kui päraniidu hooldamise toetuses, sest et eesmärk on siin, aga siiski on eesmärk toetada seda liigirikaste päraniitude kujunemist. Hekseldamine on lubatud alates 1. augustist, sest siis on saanud meie elurikkus siis putukad, tolmeldajad, linnud, taimed, eluringi valdavalt ära teha, linnud, pojad üles kasvatada ja siis ei ole see majandamise mõju nii tugev neile. Maad tuleb hoida rohukamaras, see tähendab, et maad ei künna, ei kultiveeri, koori, rondaali ega freesi ning ei kahjusta muud moodi rohukamarat. Ei tohi siis uuendada mingisuguse rohumaa seemnega, eesmärk ongi toetada seda nii-öelda looduslikku taimikut seal ja ülekarjatamine keelatud. Samuti on ka siis keelatud väetamine
ja muu siis taimekaitsevahendite kasutamine. Nii, ja mina omalt poolt tänan, pikk ring on peale käinud. Nüüd on ka veel õnneks aega küsimuste jaoks, et hea meelega siis Keskkonnaameti ja PRIA kolleegidega vastame teie küsimustele. Aitäh! Aga need, kes soovivad küsida, olge head, otsige siit ekraani ülevalt servast selline käelaba kuju ja vajutage sellele, et sellega te saate nagu nii-öelda märku anda, et tahate nii-öelda küsida ja siis saame järjest nagu nii-öelda neid küsimusi võtta. Kui neid küsimusi on. Osadele küsimustele, neid on küsimusi siin vestlusaknas ka päris nagu nii-öelda mitmeid olnud. Et minu arvepidamise järgi me vist oleme suutnud neile kõigile vastata. Kui mõnele on jäänud vastamata, olge hea, tõstke käsi, küsige uuesti üle kõva häälega. Siin VPR-i inventeerimise teema on siin tagumises otsas. Oli üleval, aga Rufus ka omakorda veel vastas sellele. Aga MTÜ Kuresele, ma vaatan siin, ma kohe vastan siin nagu nii-öelda suuliselt, et või tegelikult hoopis, kas see puudutab VPR-isid, et Christopher, et kas, ma ei tea, sa näed ise ka, või kas Rufus, Christopher, te oskate nii-öelda ise vastata sellele küsimusele, kas VPR maadel võib teha lisatöötmist? Jah, selles suhtes, et määruse keela seda, aga seda ei ole soovitatav teha, aga ütleme nii, et määrus seda ei keela, et keelatud on siis väetiste reovesed, et keemiliste taimekaitsevahendite kasutamine, püsirohumaa uuendamine ja ülekarjatamine, siis rohukamara kahjustamine ja hekseldamine enne 1. augustit on siis need põhilised nõuded, et see pool ei ole, et ei ole määruses kirjas, et ei tohi anda lisasööta. Tänud, Christopher. Ulvi, ole hea, tee mikrofon lahti, võta kindlasti maha, muidu me ei kuule sind. Sul on käsi püsti. Ulvi, me ei kuule sind. Proovi mikrofon maha võtta. Või siis kirjuta vestlusaknasse näiteks oma küsimus. Ei kuule. Kas nüüd olen kuulda? Super, väga hea. Aitäh! Minu küsimus on ebasobivate või nende võõrliikide kohta, et kas nende trimmerdamine niidualadelt on lubatud või eemaldamine, trimmerdamise teel on lubatud varem või mitte, enne 15. juulit. Kurdlehine kibuvits, verev lemmalts, igasugused oblikolised ja rannaalal tohutult nõgest. Ma pean algatuseks vastama, väga hea küsimus. Meil ei ole nagu, ma ei tea, minu kolleegid Keskkonnaametist võivad mind aidata, Kai ja Katri. Minu arust meil ei ole nagu nii-öelda taolisi näiteid väga palju nagu, kas üldse on nagu ees olnud, eks ju. Et kui minnakse nagu mingisugust, just nimelt nagu nii-öelda invasiivset võõrliiki nagu eelnevalt trimmeriga nii-öelda välja võtma, et kas see on siis selle niitmise tähtaja nagu nõude rikkumine. Sest küsimus on just selles, et nõges jõuab hakata enne külvama neid seemneid usinasti. Verev lemmalts ju sama, et ta juba õitseb ära. Ja tegelikult ideaalis nii-öelda me võiksime, tegelikult see puudutab ka seda putke küsimust siit nagu nii-öelda vestluse algusotsast, et kui see ebasoovitav taimeliik, olgu ta siis nagu nii-öelda võõramaine või kodumaine, et kui teda on ikkagi nii massiivselt, et temast lahti saamiseks tuleks seda niitmist teha enne 15. juulit, siis nagu tuleks Keskkonnaametiga eelnevalt aasta esimeses pooles ühendust võtta ja siis me ikkagi nagu nii-öelda kasutades Christopheri viidatud eriõiguseid, mis on Keskkonnaametile antud, et siis me saame leevendusi teha nii-öelda väga paljudes erinevates nii-öelda antud hooldustoetuse nõuetes, et siis me seal ka kindlasti tooksime või vähemalt püüaksime leida võimaluse tuua see niitmiskuupäev näiteks varasemaks, et võimaldada nende
keerukate taimeliikide ohjeldamist. Sest tegu on tegelikult karjatatava alaga ja no, loomad on seal praegu peal. See muudab pilti. Ma hetkel mõtlesin, et tegemist on niidetava alaga. Ei, karjatatav ala. Ja andke tuld selles mõttes, et eriti nagu seda kurdlehis kibuvitsa, eks ju, et võite tõrjuma hakata trimmerdamise teel siis, kui süda ehaldab. Selge, suured tänud. Ja, aitäh. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Kui hetkel mitte, siis loomulikult, kui ka küsimused hiljem tekivad või aasta teises pooles, aasta esimeses pooles, Christopher on korduvalt viidanud, et mitte võib, vaid olete oodatud oma küsimustega Keskkonnaameti pärandniitude osakonna piirkondlike spetsialistide poole nii-öelda pöörduma, et loomulikult võtke ühendust kohapealsete piirkondlike spetsialistidega. Christopher kasutas kogu aeg seda vana nimetust maalduse spetsialistid või maalduse büroo spetsialistid, et ega nii on, et ega täpselt samamoodi see vana sõna PLK ja poollooduslik kooslus, nii-öelda tänasel päeval me kasutame üha rohkem sõna pärandniit, et eks see kehtib ka selle maahoolduse ja pärandniidu osakonna, maalduse büroo ja pärandniidu osakonna kohta samamoodi, et arusaadav, et heal lapsel mitu nime loodetavasti. Aga need Christopheri slaidid me kindlasti paneme oma kodulehekülje peale üles ja ka lingi, kus saab seda nii-öelda tänast koolitust järgi kuulata. Ka see läheb siin loodetavasti lähinädala kahega. Paneme selle oma kodulehekülje peale üles, et seda kõike on võimalik järgi kuulata ja järgi vaadata, eriti siis ka slaide endid. Et isegi mõtlesin, et siin paari Christopheri slaidi näiteks, et millal saab pärast taotlemisperioodi lõppu uuesti nagu nii-öelda oma taotlust muuta või midagi juurde taotleda, et niisugused nagu nii-öelda sellised nüansid on hästi olulised, kui need on ka pilgu ees. Ja seda kõike on siis nii-öelda teil võimalik pilgu ette võtta ülejäänud aasta jooksul. Aga olgu, rohkem käsi püsti ei ole, ega aega on ka varsti otsa saamas, et kuigi minul siin Viljandis sajab praegust lahinal ämbriga vihma, et tõenäoliselt ega tänagi kuskil mujal, kus oleks niitmine enne 15. juulit lubatud, täna niita ei saa. Et see, mida aasta toob, seda näitavad nii-öelda lähinädalad ja kaasa arvatud seda, kas see aasta kisub meil taas kord liigniiskeks, mis oli eelmine aasta, kuidas hakkab vääramatu jõud nii-öelda rolli mängima ja kuidas üldse on võimalik oma hooldustoetuse nõudeid, eriti niitmise hooldustoetuse nõudeid nagu nii-öelda sellel aastal nii-öelda täita, et see kõik siin selgub lähi 2 kuu jooksul, aga üks on kindel, mida tahaksin nagu nii-öelda kindlasti üle toonitada, et kui teil tekivad, kui hooldajatel, taotlejatel tekivad probleemid oma nii-öelda hooldustoetuse nõuete täitmisega, eriti nagu näiteks niitmise puhul, kui ka, ma ei tea, miks mitte lisategevuste puhul või siis ka karjatamine, eks ju, et kõige olulisem on alati PRIA-le sellest teada anda ja sealhulgas kas nii-öelda panna see koopiaga Keskkonnaametile näiteks, eks ju, et kui teil on probleemid nõuete täitmisega, vähim, mida algatuseks tuleb teha, on lihtsalt sellest teada anda ja püüame siis nagu nii-öelda koos seda olukorda lahendada. Et kui riik on teadmatuses ja nõuded on täitmata, et see kõik näeb, ma ei tea, novembrikuus, oktoobrikuus väga halb välja tagantjärgi. Kui te olete sellest koheselt teavitanud, see kõik on hoopis teistsuguses valguses. Ja siis saame vaadata nii-öelda juhtumi haaval, mis, kuidas ja miks üldse saab edasi. Ja ma võtaks, kui võib veel, ma võtaks korraks sõna, et ma vaatasin siin chatis korra küsimuse üle, et siin oli küsimus VPR osas, et kas siin antakse ka teada maaomanikele, millal nende maal inventeerimine teostatakse, kas siin ei teki vastuolu, tegemist on eramaal toimuva tegevusega, mis võib muuta selle väärtust. Võib-olla ei täpsustamata, jah, et üritasin aega kokku hoida, aga oleks pidanud selle välja tooma, et kindlasti, kes iganes annab inventuuri ja ei ole maaomanik, peab kinnitama, et ta on läbi rääkinud maaomanikuga. Ta on rääkinud läbi sellest, et mis tehakse, mis juhtuda võib ja nii edasi. Ja teisest poolest tooks välja selle, et tegemist on
me oleme lähenenud printsiibiga, et tegemist on vabatahtliku looduskaitsega, ehk siis see on võimalus, see ei ole kohustus, et peab kindlasti inventeerima, aga lihtsalt, et kui te näete, et teil on sellised rohumaad olemas, siis meie signaal on see, et tulge, inventeerime need ära ja te saate sellest täiendavat toetust. Aga jah, et need 2 punkti lihtsalt hästi kiiresti tahtsin veel ära vastata, et alati lihtsam suuliselt kui kirjutada. Aitäh, Christopher, sulle ja aitäh kuulajatele, aitäh küsijatele, sest kui ei küsi, siis ei saa ka teised targemaks, rääkimata küsijast endast, eks ju. Et aitäh teile ja kõike paremat selleks korraks praegu siit. Aitüma, nägemist. Nägemist.